esikolmik 2.59. Neljandal kohal on number 82 Jaanis Sildnikov, järvelt siis number 4 Martin Vai ja siis number 94 Ervis Ergi. Ja seal oli juba kukkumine ja 2 meetrit koos. 2 ja 1 nagu paaris rakendust ja tulevad siis meie läbi. Muide kõige põnevam koht, kes tahavad üks hüppeid jälgida, minu meelest on informaatori bussi vastastribüün, kui nii öelda. Ja näete, kui te tähelepanelikult jälgite kohtunikke, siis nagu kihutaks rajalt välja, kuid ei, see on lihtsalt tema sõidumaneer. Ja endiselt siis sõidujuhtimine Jaani Pedaja juhtimisel. Raivo Ots on teisel kohal ja nüüd siis ootame siia lätlast. Number 59 on kolmas. 127 on ringiga maas, see mees on Martin Strik. Ja Jacques Rigalus. Kaks ja 4. Esimesena tuleb Eesti mees. Number 2 on teisel kohal Soome võistleja Jaani Pedaja. Jacques Rigalus number 59 on endiselt kolmas. Ja tore on jah. Ja number 1 ring veel. Raimo veel on jäänud sõita 13, number 2 Jaani Pedaja siis teisel kohal. Ja nii nagu staadionikrossis on, näidatakse seda teistele ülejäänud võistlejatele, kellel ringe vähem läbitud, et ka neil on praegu viimane ring. Lätlane kolmandal kohal, number 59, Jacques Rigalus. Ja nüüd siis näidatakse finišivittu 1. Ja pead kodisõbra praegu siis on tulemas rajale, nagu öeldakse, teine vahetus. Mehed asindatud kuni 86 sentimeetrit. Mehed masinaplatsis kuni 86 sentimeetrit, teine start ja stardis on number 3 Alar Haavistu, number 5 Ardo Paju, number 7 Iiro Metsas, number 51 Maris Rubek
58 Andris Spalding, 62 Peeter Strikis, 54 Ronald Spalding, 109 Eti Joos ja 142 Andris Laapin. Nii et soomlased siin ei too kaasa, nii et võiks nimetada ka poolnaljastades Eesti Läti maavõistlused. Nii et teine start läbiva siis 86 sentimeetrit. Ja head spordisõbrad, mootorispordihuvilised, tuletan veel kord meelde, et motokrossi võistlejate numbrid ja kalendriplaan, selle aasta kalendriplaan on saadaval siin kohtunike bussi, sinise informaatori bussi kõrval. Stardi kiisti paiga kohal. Nii et 86 sentimeetrit teine start. Nendele meestele on see esimene võidusõit. 80 klassis on siis kõige rohkem mehi siin kaasa tegevad. Number 51. Lätlased on praegu siin ees seda võidu kihutanud juhtinud. Number 51 Mari Kruudeks on vaatame siis, kas lätlaste ülemvõim siin testib kuni sõidu lõpuni. Praegu tundub küll, et mootorid töötavad laitmatult. Aga Alar Haavistu mitte Haavasele, nagu on korra ütles. Esikolmikut püüdma ja kas see tal ka nüüd päriselt õnnestub, seda on üks nagu näeme. Sekundeerimas Arvo Kaju number 5 ja ongi mees ka 5. kohal. Eestlased lahtis 4. ja 6. kohal number 7 Ivo Mentas. Aga juba teist ringi kihutab siis teisel kohal number 5. Teine. Esikolmikus on lätlased, milles 5. koht on vahetunud ja ootame siis sõnavõttega, et keegi eestlastelt suudab sinna lätlaste vahele kiiluda ettepoole või mitte. Aga sõnum veel seal rohelise särgiga midagi seletab. Meistele muidugi mehed tema õpetussõnu ei kuule, kuid võib-olla need käeviited midagi tähendavad. Eesti keel siin on mängus sellepärast, et tõesti raske on treeneril meestele midagi öelda arusaadavas keeles. Andris Spaldis ja number 5 eelduseks siis meie mehed Haavistu number 3 Valgas ja number 7 on Ivo Metsas Türi automotopõdis. Sealt vaatajad, kes hiljem tunnustus, ütlen, et praegu on rajal võistlejad mootorõpetamisel 86 sentimeetrit.
ja lõpetab juba liider 58. Valgelt vaadata, kui ostate motokrossi võitjate number kalenderplaani, mis on saadaval siinsamas stardi-finiši juures olevast kohtunike bussist. Siin on võitjate numbrid ja nimed kenasti sees, muidugi ainult Eesti. Näete siis väikesed poisid oma tükkustel lähevad, aga see vaatamine maksab ka midagi head spordisõbra. Öeldakse, et mida siis inimesele vaja on, leiba ja tsirkust. Leiba meil ikkagi jätkub ja nagu teate, leib on läinud kallimaks ja siin suve ajal Saaremaa poodides igal pool seda jätkugi. Ja täna siis pakutakse ka öelda tsirkust, aga teame, et ka see on läinud kallimaks. 5 krooni on pilet ja meie piletikassad praegu töötavad siinsamas informaatori bussi juures stardi-finiši paiga lähedal ja seal ees väravas on 2 autot, piletist taskus ja pealegi lähevad nad on lood. Nüüd aga kukkus kohe sealt stardist. Poiss tõusis ise püsti ja läheb jälle sõiduks lahti. Kahju muidugi sellest, et ta jäi kole taha ja Anti Kala muiavõistleja oli siis see, kes hakkab nüüd üksinda teisi püüdma. Nii et nii väikesed mehed ja nii pisikesed mootorrattad. Tahula staadioni rajal igatahes näeme sellist võistlust 6 centimeetrit. Ja nende võistluste vanus ma nüüd ei tea, nad võttisin, et üle kaalu ja vanust sulle stardiprotokolli pandud, kuid kooli algklasside poisid nad on. Muidugi rattad on kallid ja see võidukihutamine on kallis lugu, aga siis need mehed võrduvadki. Tulevad jällegi mehed, kes on siin liidripositsioonil. No mis mehed? Ringi mõõtma ja mis siis nüüd juhtus? Rajalt sõitis välja uhkes üksinduses ja kohe kummuli kah. Edik Kuus sõitis ja siis õige koha peale. Aga kui ei tea, ära kommenteeri, ütleme praegu iseenda kohta. Edik Kuus siin selles finišieelses kurvis sõitis rajalt välja, et põrutas siia auku, ratast tuli välja, aga nüüd on ta taas rajal, aga teisel kohal sõidab praegu siis saanud Kova. Ja näete, mis siis maksis üks tukkumine, õige rajalt välja sõit Edik Kuusele, et praegu on ta siis 6. kohal. Õige start ja nüüd on juba rajal kiiremad masinad, kogenumad mehed ja usun, et see kogenud mees Pärnu EFC-s, kuid kas suudab vanameister liidri kohal püsida siin kogu selle võistluse, on mul siit praegu väga raske öelda. Igatahes praegu Toivo Nikopensjost on liidri kohal 54, Adris 50 platsis teine. Kui esimene ring ei ole veel lõppunud ja ootame siis sõnavusega, mida see kogu võistlus toob. Ei läks enam seda nüüd ütlema. Kuigi jah, Toivo Nikopensjost pääses stardist kõige paremini minema, oli ta juba enne esimese ringi lõppu pidanud loovutama just liidri koha Adris Vinovskile.
Jaanis Slavinson kolmas. Niin että tässä se aasiasti viimatti juhtunut Rautaseen sijoittamisen käy. Toivottavasti Pensus on toisella kohdalla. Kolmantella kohdalla on Arvo Lasker, Kalaset, numero 16, 511, 66. Ja Kösti, niin Rahvusvaaliset, Sulatki numero 1. Toivottavasti Pensus numero 10, toisella kohdalla. Toivottavasti Pensus on toisen positsionin. Penteres on 10. Number 51. Jaanis Slavins lähti. Reginus on renkivälissä. Kolmas. Ja Neis Tuttu. Siitä näkö tulee. Ja Uitun suuren, mikä vähän taas oikein tei. Toivon, että Pensus on etumatka suurentanut. Laskerki. Justustiin Motturealta Unnettusi. Numero 54. Liikuttumattu yksintä EC Otivasin Kedät ja Sedanot. Neis Kutas Vadal siirretty. Numero 54. Airis Viinat. Toivoliko Pensus entisen toisen kohdalla. Kolmantalla positsioonilla Jaanis Slavins. Neis Tuttus ja on takapuolella Tuttus.
siin praegu meie ees minemas number 19 Jüri Ruul. Siin teevad mehed kõik head puutu ja praegu siis 50-20. Teisel positsioonil Mihkel Vapp. Midagi juhtub siin Aadu Sikuga, mees läheb rajalt ära, number 3. Tulemusega number 50 ja 20 kohe päris tema kannul Marek Kuusik ja Mihkel Vapp siis pakkumas konkurentsi eestlastele. 9, 6. Ja need mehed on 9 Jüri Muuli, 11 Jaan Taluste ja number 6 Aavo Luhko. Number 19 Jüri Ruul, tagasi. Ja number 50 Raimo Kose motoklubist ja number 2 Jaani Pedaja Soomest. Stardist lahti. Jaan Keinast ootab siia informaatori bussi juurde Rein Õuet. Rein, kui sa kuuled, tule siis siia informaatori bussi juurde. Rein Õue, kui sa kuuled, tule siia informaatori bussi juurde. Jaan Keinast on siin ootamas. Nii et 6 start on siis lahti läinud ja 86 centimeetrit sellistel ratastel kihutamas praegu mehed rajal. Ja favoriitidena siis kaasa tegemas esimese sõidu paremat Raimo Opp ja Jaani Pedaja. Rein Õue läheb seal praegu oma autoga, kui nüüd keegi kuuleb mind, siis teab ta teda kinni vaadata, et Rein ise kuuleb. Ja Soomel tuleb, Jaani Pedaja tulebki esimesena. Number 1 Raimo Opp on jah teisel kohal, 59-3. Kolmandal kohal on siis Zak Riigalut Lätist. Paremas järjestus on täpselt sama, mis esimesel sõidul siin vahepeal oli 2-1-59 joonel. Ja kõige paremini siis õnnestus esimene kurv siin võtta Zak Riigalutil. Vabandust, Andris Kaldinsil number 58. Läti mees asus siin võistlejate rivi etteotsa. Rajal on noored 86 centimeetrit on siis mootorrataste silindrimaht kuni 80 kuubikut. Ja number 58 Andris Kaldins on juhtimas.
number 51, Maris Rubeks on teine. Mäletame, et esimesest sõidust on esimene pool kohe ebaõnnestus, mees tukkus ja kuigi pärast tegi ta vahvat sõitu, ei õnnestunud tal siiski siin esikohtadele kaasa rääkida. Number 7 käivitab sealt, midagi hullu ei ole. Midagi hullu ei ole, mees jätkab võistlust. Ja vähemasti tahab jätkata. Ei. Praegu on siiski mekaanika mehed seal, kes proovivad rattast käivitada. Mees ise seisab kõrval. Väga põnev põhind tuleb siin ja põnev põhind tuleb siin Andris Spaldingsi ja Maris Rubeksi vahel. Nii et number 58 Andris Spaldings on seda juhtust juhtimas, number 51 Maris Rubeks teine. Eluaastad on meil vaid 6 kuni 11 ja andis start. Jälle ja nii nagu eelmisest sõidus asub koha liidri kohale just Laanso, number 71. Pealtvaatajad, teie aga olge ikkagi sama truid raja ääres, ärge raja peale jookske, mis sest, et need poisid siin on pisikeste ratastega ja ise pisikesed, aga õnnetus juhtub siis, kui olete rajal ja keegi teile otsa põrutab. Nii et just Laanso on seda võidusõitu juhtimas, teisel kohal on Edith Tuus number 100. Vaadake, kuulake, kui kenasti see pilli kiidab just Laanso all. Millise rattaga, millise numbri all, kordan veel kord, et esimese sõidu võitis just Laanso 71 ja praegu ta samamoodi on seda võidusõitu siin juhtimas. Me paneme vahepeal siin muusikat, et te saate oma nuhti seda võidusõitu siin jälgida. Poisid on tuttavad ja arvepidamist oskate nüüd nii kenasti ise juba pidada. Ja Toivonikov Pensus läks stardist teisena välja, muide eelmises stardis läks ta kohe
juhtima. Nüüd aga siis Põlvaniku Peensus praegu vähemasti siin stardi sirgel suutsid võimata teise koha 54-10 ja nii nad ongi praegu siis minemas. Viimaks, mitte Peensus. Ja kohe üsna suur edu on juba esimesel ringil uskumatult suur minu meelest. Teadaanne, kellel ei ole piletit taskus, kohe pidid tulema politseinikund kontrollima, nii et viimane aeg on pileteid osta, 3 pileti kassat on praegu siin. Head inimesed, piletid lähevad ka loosi ja pealtvaatajate vahel loositakse välja siis auhinnad. Nii et viimane aeg läheb praegu, oli nagu 54-10, et viimast Peensus. Läbinud siis 3. ringi lätlase Aagi Viinosti juhtimisel. Põlvaniku Peensus Pärnus teisel kohal ja number 5. Ja liider juba 4. ringi läbinud. Mikko Peensus ka. Ja number 5 Jaanis Klaavik 3. kohal samuti 4 ringi sellega. Siis lätlane, kes esimesest sõidust oli parim, võitlesid tulema. Võitla parava eduga on ta praegu võistlust juhtimas. Ja nüüd on õnnestunud siis teise matkus. 5-6-111-4. Põnevavam siin kihutamine. 6., 7., 8., 9., 10. koha pärast. Siin on siis grupp mehi koos, kes keda. Aga liider juba läinud agressiivs Hiinast. Jaklaavik, number 51, teine, Mikko Peensus, Pärnu mees, 3. vanameister Mikko Peensus. 5-6, 11, 4. Kirjutasin Timotist, et lihtsalt liiga paberisse võtti ja jälgida ja juba tuleb liider. Kõigepealt peab siin jälgima nii masinaid kui kirjapaberit siin oma ees, et täpselt õige järjestused kirja panna. Aegust siis viimaks on siin täna näidanud põdustööst Klaavin, Lätlane number 56 Persist on ringiga maha jäänud, kaotab siin liidritele. Ruppustini, praegu päris meie ees, Privoi, Erki Privoi. Siis Viinost Lätist.
võidab liider. Ligis 125 teise sõidu on samuti. Nüüd siis ootame toimunikku. Jällegi Jüri Ruul on seda võidusõitu asunud kohe juhtima. Mihkel Vaks on praegu teisel kohal ja number 50 Marek Kuusis kolmas. Siis number 3 Aadu Siks ja soomlane Ari Korpanen number 61, edasi number 7 Jaanus Tearu, number 6 Aavo Lusko, number 9 ja sama järjestusta täpselt teisel ründel. Nüüd vaadake, kui palju tolmu ja liiva need mehed siin oma ratastega üles kerutavad. Nii et praegu siis täna siin selle päeva kõige võimsamad mootorrattad. Oi, Ruul kutsus päris siin finissi sirgel, kus seda saab sirgelt nimetada, siin väikesel lõigustusel liidrikoha pidi ta siis loovutama Mihkel Vaksile. Ja nüüd on juba 50 esimene. Ruul on kolmas. Soomlane 4. Aadu Siks on 4. ja Ari Korpanen Soomest 5. Siin näitab kohtunik Raivo Miilda poistele näpuga, kes kõik seda raja võtta. Kius on tohtlik,
vaatame, et siin kuidagi ebanevalt võtab seda finiši eelset kurvi siin, kus oli Tuster kukkus. ja ta tulebki. Teisel kohal Jüri Ruul kolmas positsioonile. Neljane Taadu Sikkus. Number 9 Heikki Muuli. Esikolmikko on päris suured suhtunud omakeskis parajate vahedega. Marek Kuusiku vedanud, nii võib öelda jalgratturite keeles. Lapsi peal ongi. Esinelik sama, aga nüüd on juba lõpukohtunikul üle 178. Sada 27 jätnud treenis 4. Veiko Lauren on siis praegu 4. kohal. Tiit 65. Ja juba siis tuleb Liiser tegemas viimasele mehele, 54. On ees. Toivolikul pensus number 10, teisel kohal ja 3. kohal number 5. Neljastada 56 on juba ringi sisse saanud. Number 10 teile, endiselt 56% ja number 51 Jaanis Klaanis kolmas. Sada 27, 88 on siis seda lõpetamas. Enne seda Kaaru ja siis number 27 Erkki Roll. Kuna vähenenud Jaanis Klaavits on vähenenud toivonikud trendidele. Kadunud on 88, on siin saanud mitte liiga, vaid 88 ja silmustanud, vahepeal oma ratast putitanud. Neli läheb.
küll, et Jaanis Klaavist hakkab helistama, või juba helistab kogu aeg, aga hakkab lähenema Agrist Litvinovsile. Üks ring on jäänud veel sõita ja kas siis tõesti nüüd juhtub see ime, et Jaanis Klaavist tahab võtta võitu. Saab võtta võitu sellest viimasel ringil. Eks vaatame põnevi seda, mida siis kaks lätlast Saaremaal teevad nagu ma ja ongi ees. Nii et mees pani viimasele ringile panuse ja lõpetas esimesena. Litvinovs teine, Nikofenkovs kolmas. Lätis 40. võistkonna kaaslast Lagrist Litvinovsist möödudes viimasel ringil päris ta võidu. Meie Pärnu jätlaste võitleja Toivo Nikofenkovs kolmas. Niisugune on siis paremusjärjestus. Aga see praegu juhtub on midagi niisugune oli näiste stardikiirendus ja esimesena nad siit pärast stardikurvi söössid meie eest läbi. Aga võidusõit näitab kes keda ka selles sõidus. Nii et eestlased on siin omavahel siis paremus mõõtmas ja endale konkurents Jüri Ruun on praegu võistlus teisel kohal. Jaanus Searu number 7, mis oli seal eespool ka. Nii nagu siin kahe tegemiseks siin teised. Ja midagi juhtunud siis Viktor 2 tuleb oleks ka ja number 20. Lihtsalt on siis jah midagi siin rajal juhtunud, et stardist läks ta kohe siia ette otsa, aga seitse 60 kolm 9 6 111 Jaan Salu 20 Soomlane Ari Kotmanen on kolmas, 9 ja 6 Searu, Aadu, Heiki Muuli ja Aavo Rusko on need mehed. Ja need lihtkelvad iga ringiga tuleb ta seal ettepoole, kui väga raske on viidvõtmeida see lukkumine, mis on seal juhtud. Esimesed ringid on järgmisena taha. Jaan Salusta on juba ringiga sisse saanud. Ari Kotmanen kolmas. Aavo Rusko. Ilusa hüppe teeb seal Mikker Vaks. Tuleb see kestis mingil määral ka siin krossirajal. Rattas on aga tulemas jällegi
Ari Korponen on natukene taha jäänud. 63. Mikkel Varsson ja lootusetult maha jäänud enam on kõigepealt liidrit võida. Mitte soomlane Ari Korponen. Heikki Muuli ja Aido Rusko olid siis Muuli ületta. Ja Heikki Muuli on Nenda vähän tulee kanan voitotu. Yliruun on kolmannella kohdalla. Ja tulemas on Marek Kuusik. Ja Yliruun Anadrivaari. Adus ja Heikki Muuli. Mitäs viies? Viitrin. Marek Kuusik kun toistaa V2. Ei sekä kolmanta ulkomaan. Olista Siikki Teikkä. Heikki Muuli. Ja nyt siinä saa rinki tahapuolella. Jaanus Teär. Ja Aavo Rusko lähtää viimeisellä rinkillä. Ja rinkillä lähti viimeisellä. Viiser. Marek Kuusik. Aro Korponen tekee. Marek Kuusik. Viiser. Kuukas. Yhdessä takaa ensimmäisenä finissijoone. Ja tulettiin Marek Kuusik. Kolmen teki viimeisen rinkin. Siinä todetat Söittinen. Ja Heikki Muuli. Niisukune on siis 250 paremmus. Ja nyt tulemas Jaanus Tearu, Finissitte ja Aavo Rusko. Seltskonnas proovitakse täna jõudu esmakordselt. Sest kahes eelsõidus olid need mehed eraldi. Muidega siis finaalis koos. Ja põnevust võib tuua ja ilmselt ka toob.
number 1. Kas Tops 1 suudab ka ühena püsida? Eks see näitab see võidusõit, mis nüüd käima läks. Ajal 12 mees on finaalis eesliikide paremat. Üks-kaks. Vedaja. See on paremus pärast esimest ringi, kui on võidusõitu juhtimas Raimo Opp, Jani Pedaja. Teine, number 58, Andrus Valdus on kolmas ja number 51, Maris Rupes, neljas. See on siis tänase päeva viimane Sahulan Rossiraja ja tulemas teiselt ringilt jällegi üks jagas. 58 ja 51, 82, 94. Toimu sees, Jaani Pedaja teine, 58, Andrus Valdus kolmas ja 51. Soome poiss kukkus. Soome poiss kukkus. Jaani Pedaja, aga õigused saavad ka teisena, kui kaks meest on temast kohe möödamas. Kuid tundub, et see kukkumine ei heidutanud Jaani Pedajat Soomel. Edumaaga ees Raimi Opp. Ja Raimi Opp saab 58, 25. Võitlejate numbrid 82. Sealt tulemas veel. Raimo liidri kohal. Võib praegu natuke rahulikumalt sõita, sest jälitajad on nädalda. 58 staadis. Liider on päris ringile Raimo. Alar Haavistu number 3 on Valgapoiss, number 4 Martin Laius Katus, number 5 Ardo Katus. Järjekordsele ringile minemas. Andrus Valdus. Teine. Jaani Pedaja. Kolmas. Ja
Rupeit 4. Jällegi läks Raimo Koset liitrina. Viimeinen tontella nyt korkeassa vähän hankkeella koittava rinki. Ja lähetti eelviimaisena liikkeelle liitrina Erasti tuli kuivasti sanan järjestykset seada mehet loettuista saati on ja liityätti liitrin viimainen ring ja yksi soottanut Konevosella katsoominen. Ja ja kuukat säilyttävä siis tästä eteenpäin ja siinä on jälleen muuttuisi toimen. Sitten sitten viimasta väiliä oma moottorrattas Mari Andis Kaldiksi sijoitanut. Aplaussi nuorelle mehele. Tema on võitnud, Raimo on võitnud 80 kuubikust finaalsõidu. Ja teile riigiga siis ja teisena võitis Raimo Kose. Martin vahepeal kukkus, jäi tahapoole ja viimasel ringil kõike välja pannud Maris Rupeit sai 3. koha. Nüüd head vaatajad, natukene veel, nagu ta ise ütles. Nii et kross on juba rahvusvaheline üsna mitmendat aastat. Igatahes minu meelest see kross läks korda, eks soodustas ka ilus ilm ja kuigi praegu Teleristi raadiost kuulete olümpiauudiseid, ma vaatan, et mitmed oli siin väike transistorraadio kaasas, et saada kohe mitmelt poolt elamust ja kodus jõuate olümpiauudistega kurssi nüüd minna küll ja küll. Aga praegu siis Rei Nõue Lähge, te olete just
Rein Õue siis või karbiga, kingakarbiga, milles piletid see. Eks ta tuleb, ütleb selle numbriga siia informaatori autosse, sinisesse bussi. Kadi ole hea, mine võta see pilet poisi käest ära, muidu. Aha. No keegi juhatab poisi, väikese poisi siia bussi 227. Nii et rublane pilet 0, 0, 0, 0, 3, 2, 2, 7. 0, 0, 0, 3, 2, 2, 7 võitis siis lastepiletite hulgast. Aitäh, Märt, nüüd sa pead vist sinna tagasi minema ja veel ühe pileti tõmbame sealt välja. Nii et lasteaialaps Märt tõmbas välja pileti numbriga 0, 0, 0, 3, 2, 2, 7. Kui selle pileti omanik on siin, siis tuleb siia meie bussi juurde ja auhinda praegu veel meie käest siin ei ole, aga Rein Õue kohe tuleb ja toob selle siia. Veel kord meelde tuletuseks, viige tagasi lusikad, taldrikud sinna, kus te need saite. Neid on väga palju puudu, lusikad, taldrikud, viige tagasi sinna, kus te need saite. Ja nüüd siis täiskasvanud pilet. Ja see on piletid pihku, on 0, 0, 1, 9, 5, 4 ja 6. 0, 0, 1, 9, 5, 4, 6. Loen, ees on siis 3 nulli, 3, 2, 2, 7 ja see pilet, see auhind ka ja täis